Mis on elu mõte? Mingil hetkel mul oli väga palju küsimusi, et mis see minu elu mõte siis on. Mille jaoks ma täna ma tegelikult tean, aga mingil hetkel oli küll, miks ma siin maa peal olen. Kas mingi konkreetne point ka on, et miks ma siin pean olema? Ja ütleme nii, et kui mingil hetkel tekkis selline asi nagu sotsiaalmeedia ja siis teatud kategooriaga inimesed, nagu ka mina hiljem, sattusid õhinasse, et paneme igasuguseid ägedaid motivatsioonipostitusi. Ja siis minu silmade ette sattus selline, et sa ei ole sündinud siia ainult selleks, et maksta arveid ja siis surma. Mina jäin mõtlema, et mis mõte? Minu elu sel hetkel ainult sellega piirdus. Hommikul tööle, peale tööle trenni, koju, jälle tööle, trenni, koju. Vahepeal tuli mingi palganumber kuskilt, maksid arved ära, konto oli enam-vähem tühi. Enne kuu lõppu oli täiesti paranka. Ja nii see nagu elu kulges. Ja siis mu sõber pani sellise postituse ja ma mõtlesin, et tema elu tegelikult ei ole üldse teistsugune. Täpselt samamoodi, mida ta postitab sellist asja, kui tegelikult ta täpselt samamoodi elab. Aga ma ei teadnud, et ta oli kuskilt juhuse kaudu sattunud mingi teise elustiili peale ja nägi juba nii-öelda valgust, et midagi on võimalik teha ka teistmoodi. No siis mingil hetkel mul sattus ette selline nagu 40-40-40 reegel. No see tõmbas ka mind, ütleme, päris sellisesse masendavasse auku nagu mõtte osas. Esiteks, ma ei teadnud, kes olid need õnnelikud inimesed, kes tegid nädalas ainult 40 tundi tööd. Mina tegin 50 tundi, 70 tundi, 90 tundi nädalas tööd. Mõtlesin, et no need on ikka täiega paradiisis, et ainult 40 tundi nädalas teevad tööd. Vau! Siis räägitakse veel, et teed seda 40 aastat ja siis, kui jääd nendele kuldsetele aastatele nii-öelda puhkama, siis teenid 40% sellest, millega sa täna ei tule toime. Ja ma mõtlesin, et no ikka tore küll. Jälle tuli see mõte, miks ma siin olen? Kus see elu nagu nauding siis on? Et kui täna on juba niimoodi, et kuu lõpus on paranka, no mis siis selle 40%-ga hakkama peaks tegema? No jah, läks aeg edasi, tulid jälle mingid teised mõtted. Ja siis tuli selline kuulus ütlus, ma tean, Fredile on seda meeldinud näidata, mulle on vahest meeldinud näidata, aga ütleme alguses see lõi nagu tõesti jalust maha. Et kui sa ei leia võimalust teenida ka magades, siis töötab nii surmani. Mul pole töö vastu midagi, mul töötada meeldib, ütlesin 90 tundi nädalas, hea meelega, kellegi teise kasuks veel. Et nemad oleksid õnnelikud, rikkad, jõukad, meil oleks võimalikult palju vabadust. Mina vajutan. Aga et keegi teenib magades. See oli mingil hetkel mulle nagu täiesti raketis. Kuidas on võimalik? Ja ma olen näinud küll, et kuskil USAs on mingid voodipoed, et mingid inimesed käivad seal neid madratseid, magavad seal madratsite peal, proovivad, et kas on hea magada või mitte ja teenivad selle pealt. No ma ei tea, kas sellega nüüd rikkaks saab, aga tuli välja, et on ka teisi mooduseid, kuidas konkreetselt teenida ka siis, kui sa magad. Või kui sa oled perega, reisid, teed sporti, istud teatris, istud siin. Samas sa väga nagu midagi ei tee, aga tegelikult raha kogu aeg tikk. Ja mina kasvanud üles ilusas Eesti Nõukogude Liidus. Vanemad ütlesid alati, et käi koolid, mine ülikooli, leia endale riigitöö. Nad ei lisanud selle sinna, et siis saad õnnelikud. Aga see oli nagu see põhimõte ja ma nagu ei näinud, et kuhu ma sellega peaks nagu välja jõudma ja mind see riigitöö ka väga ei kõne. Samas ma vaatasin, et mingil hetkel oli sõpruste
ringkonnas hakanud tekkima selliseid imelikke inimesi nagu ettevõtjad. Ja neil oli millegipärast natukene ilusamad autod, natukene toredamad kodud, tundus, et reisivad. Ma olin ka selleks ajaks Leedus käinud lapsena. See oli täiega nagu, nõukogude ajal läksid Leetu, siis see oli täiega nagu mingi vau. Ja siis ma mõtlesingi, et aga kuidas mina siis saaksin mingi ettevõtlusega tegelda? Oli selline tavapärane koolitus, keskkool käidud, just oma eksamid sai ära tehtud. Läksin ka ärikooli, õppisin turundust, õppisin natukene müüki. Väga nagu ei leidnud, et oleks mingi selline ideaalne asi, millega nüüd hakata enda ettevõtet looma. Ja siis olid mingid tuttavad, kellel oli tantsukool, mõnel oli juuksur, ma juustest väga ei tea midagi. Mingid kohvikud ka ei oska kuskil hoida, pidada. Et mida ma siis teeks? Ja siis tuli vastu selline asi, et okei, ma ei tea, kui paljud on näinud seda rahavoogudrandi. Mingi härra Kiyosaki kuskil ütleb, et ühel pool, kus sa oled töötaja, siis selline väikeettevõtja, et sealpool on nagu 95% inimestest ainult 5% rahast ja siis on mingid ettevõtte omanikud pluss mingid investorid. Ma ka mõtlesin, et siis, kui mul on vähemalt 100 000 eurot, et siis ma hakkan ka investeerima. See oli see minu põhimõte. Ma ootasin aastaid, et mul tuleks see 100 000 eurot, kunagi ei tulnud. Lõpuks hakkasid vaikselt midagi tegema, siis said aru, et investeerimine võib hakata ka väikestest jugadest, on ju. Ja siis öeldakse, et seal teisel pool on 5% inimestest, 95% rahast. Ma mõtlen, no kuidas? Mul pole mitte mingit isegi väikeettevõtlust mõtet peas, et kuidas ma sellist hakkaksin, kuidas minusugune võiks saada sinna teisele poole joon, kus on 95% raha. Ja kuna ma mingi väga suur matemaatik ei olnud, siis et ma ikkagi kindlasti aru saaks, mis see tähendas, siis mul sõber ütles, et Margus, mõtle, sul on nüüd kuskil platsi peal on 2 rivi inimest, ühes rivis on 5 inimest, teises rivis on 95 inimest. Need, kus on 95, nende vahel jagatakse 5 eurot. Teises rivis on 5 inimest, nende vahel jagatakse 95 eurot. Kummas sina tahaks olla? Ja mul aju täiesti kolõstus. Loomulikult, isegi mina saan aru sellest, et tahaks teisel pool olla. Kuidas? Ja siis ühel ilusal päeval kutsutakse mind kohvile. Kuule, tule räägi. Ja sel hetkel ma olin poe juhatajana, ma arvan, et ma tean tast rohkem, ma olen midagi enamat. See härra, kes mind kohtumisele kutsus, iseenesest mind ei kõnetanud, aga tema sõber viskas mulle umbes sellise visiitkaardi lauale ja siis, et aga vali, mis sina siis tahad? Mis ma tahaks? Ma tahaks kõike, aga kus mu pädevus on selleks, et siiamaani oled käinud kuskil nii-öelda tööintervjuudel, siis öeldakse, et näe, sa oled väärt nii palju, sul on oskused nii palju, me võime sulle anda nii palju ja kui sa hästi ei tee, siis sa kindlad. Ja siis mingi täiesti suvaline inimene ütleb, et aga mida sa tahaks? Sa tahaks majanduslikku vabadust või tahaks rohkem nagu nukita mehed, et rohkem aega mängida? Uusi sõpru sel hetkel ma tegelikult, mulle ei meeldinud inimesed, mul oli liigi palju. Tänapäeval mulle inimesed meeldivad. Olla ise enda ülemus, aga mis see siis tähendab? Nagu mul ei olnud mitte mingit arusaamad, aga majanduslik vabadus, ma ei tea, kellelgi on mingi mõte majandusliku vabaduse osas. Keegi on kuulnud sellisest. Väga hea. Minul oli sel hetkel majanduslik vabadus see, et ma saaks lihtsalt minna toidupoodi, osta endale ja oma perele sellist toitu, mida ma tahaks süüa, mis oleks tervislik, ilma et ma peaksin mitte ainult lugema, et mis seal pakendi sees on, vaid ei peaks vaatama ka hinda. See oleks olnud minu jaoks majanduslik vabadus.
samas jah, ma tundsin neid inimesi, kellele tõesti majanduslik vabadus on see, et ma ei tea, on 3 erinevas riigis, igas riigis on oma villa, igas villas on, ma ei tea, 5-10 autot, siis hakkab nagu olema nende arv. Aga mulle meeldis ka põhimõte sellest, et isiklik või personaalne areng, isiklik areng. Ma olin aru saanud õnneks, 30 aastat läks aega enne kui aru sain, et see, mis ma siiamaani olen teinud, ei ole viinud mind sinna punkti elus, kus ma tahaksin olla. Ehk midagi peaks tegema, sest ma olen tegelikult olnud see inimene, kes kui ma koolidest välja sain, mõtlesin, ma ei loe mitte ühtegi raamatut. Aitab sellest ma ei tean niigi hästi. No, põhimõte oli see sama, need, kes nüüd inglise keelest võib-olla ei saa nii hästi aru ja siin on mõned asjad on juurde tulnud, ehk oligi, minul tegelikult oli valikuna majanduslik vabadus, ma tahtsin isiklik areng ja oma ettevõtte. No ja siis mult küsiti, et aga oled sa siis leidnud mingi võimaluse, kuidas midagi teha? No ma olin mõelnud seal erinevate asjade peale, frantsiisiäri oli näiteks üks, et kus sa ei pea ise päris mõtlema välja mingit konstruktsiooni, aga samas seal olid ka väga suured nõudlused, investeeringud, milleks minul lihtsalt ei olnud maha. Ja siis räägiti mulle, et on olemas mingi selline asi nagu, et on otsemüük, sel hetkel väga palju räägiti võrkturunduse nime all sellest, ja et saad põhimõtteliselt täiesti riskivabalt võimaluse, kus sul on esiteks meeskond juba ootab sind, kes hakkab sind aitama ja sul on vaja olla lihtsalt avatud meelega, olla õpetatav. Selles ma olin natukene alguses niimoodi, mis mõttes pole. Ma olen vanem kui sina, mis sammule nüüd läinud? Nalja teed. Ma olen elukooli käinud. Olete näinud neid Facebooki profiile, kus loeb, et elukool. Ma olen ka seal küll. Aga siis hakkasime käima koolitustel. Väga huvitav oli. Ma kunagi kirjutasin oma rap-lüürikaid. Enamus neist oli täiesti nagu metsataha. Seda ei taha nagu kellelegi lasta. Hakkasin koolitustel käima, järsku oli mingi ingliskeelne esineja ja ma hakkasin kirjutama neid üles, nagu siin soovitati ka, et kirjuta endale üles, kui midagi huvitavat tuleb. Ma kirjutasin ingliskeeles nad üles. Ja nad läksid täiesti ka riimi veel. Ma vaatasin, et võib ka midagi positiivset võib-olla kunagi lindistada, salvestada. Ma sain natuke aega mängida ühe oma sõbra juures tema stuudios. Ja käisid koolitustel. Mina ise olin rohkem nagu seda moodi tüüp. Väga huvitav, varem te ei naernud midagi ja siis ma panen endast pildid üles ja kõik saab naerda. Aga kui käisid piisavalt koolitustel, nagu mulle mu mentor ütles, et nii kaua, kui koolitused ei vaja sind, vajad sina koolitusi, siis järsku olin ise kuskil koolitustel. Ei olnudki ainult selline hudi seljas ja hästi laiad püksid. Siiamaani kaasaga küll natukene võistleme, et mul peaks olema need ka natukene kitsamad veel, aga mul natuke meeldib, kui siin on ruumi ka. Ja siis hakkas erinevaid teisi asju toimuma. Hakkasid tulema mingid reisid. Nagu ma ütlesin, Leedu oli ainukene, kus ma olin käinud. Võib-olla Rootsi ka veel. Aga põhimõtteliselt kuni 30 pluss aastani ma olin käinud alla 10 riigi ja need kõik olid lähiriigid. Tänaseks tänu otsemüügile ma olen saanud külastada rohkem kui 50 erinevat riigi. Viki, mäletad neid aegasid, jah? Jah. See oli üks minu kõige suurematest unistustest. Saada kunagi võimaluse käia USA. Tulin otsemüüki, tegime tööd, oli lõbus, teenisime raha, sai ka USA-sse. Siis tuli ka palju teisi reise. Tulid järsku mingid ägedad inimesed, positiivsed inimesed, kes tahtsid elus kuhugi jõuda, teisi aidata, teha midagi suuremat enda, oma pere, oma lähivaste, oma ühiskonna hea. Sealt hakkas juba koorma see, et aga järsku, ka minu olemasolekul on mingi mõte.
kui me tõesti saame midagi ägedat nende inimestega ära teha. Ja see oli ka mingi peod, ma väga piduline ei ole, eriti kui pidi veel mingeid kostüüme selga panema. Aga need kostüümid on õnneks sellised, et keegi sind ära ei tunne, siis sa võid hullata nii palju kui tahad. Et need olid nagu päris huvitavad. Siin on päris palju inimesi, ma ei tea, kes tunneb keda ära. Istuvad teiega seal niimoodi, ma näen üks naeratab seal väga. Ja sport on mulle alati meeldinud. Ehk teeme midagi kasulikku enda heaks, teiste heaks ja on lõbus ka veel ja saad maailma näha. Ja lõppude lõpuks nendele reisidele sa ei jõua kui ainult siis, kui sa oled ka raha teeninud, saanud võimaluse oma elu muuta. Ja noh, kuna olin siis rohkem avatum ka nüüd ka inimestega kohtuma, siis siin on ainult osa inimesi, kellega siin oma aja jooksul otsemüügis olen saanud võimaluse ühel või teisel, kas otsemüügi või kuskil mujal koolitustel kohtuda. Kusjuures see mees nüüd, kes ütles, et ta ei loe ühtegi raamatut, ta on tänaseks investeerinud 10 000 eurosid enese arengu peale. Pannud raha mataki sellistesse kohtadesse, kuhu varem ei oleks mitte kunagi mõelnud, et ma investeeriks mingi koolituse peale, nalja teed või. Koolitus on tasuta. Aga kas nendes koolides õpetatakse seda, kuskil elus tõesti on võimalus jõuda nendesse kohtadesse, kuhu sa tahaks jõuda, siis mul vähemalt mitte. Ja noh, siis oligi, et said võimaluse ise otsustada, mida sa teed, kus sa teed, kellega sa teed, kui palju sa teed. Kui ei taha teha, ei pea tegema. Võid teha. Mäletan väga hästi, Fredil oli kunagi Örjan Seelega oli vestlus ja Fredil ütles, ma pean selle asja ära tegema. Örjan oli vaadanud talle otsa, et ei, Fredi, sa ei pea mitte midagi. Aga sul on võimalus teha midagi suur. See jäi mulle ka meelde. Ja tänapäeval ongi meil tiimis osad inimesed sõidavad mustade autodega, osad sõidavad valgete autodega. Ise oled ka juba, olen saanud, et siin on maksnud mulle 2 minu unistuste autot kinni. Ja see võimalus on meil kõigil. Otsemüügis on lihtsalt see, et vaja tegutseda. Ja selline härra nagu Art Sonak on veel öelnud seda, et kui sa veel saad aru ka, et mis asi on passiivne tulu, sa lähed kas või läbi kiviseina, et seda saada. Passiivne tulu, see on põhimõtteliselt vabadus. Kellele meeldiks vabadus? Ise otsustada, mida sa teed, kus sa teed, kellega teed, kas sa oled perega, kas sa oled oma sõpradega, kas sa oled oma kolleegidega. Kõige paremal juhul nagu ka täna, me oleme ju enamus oleme ka perega siin koolitumas. Spaas, õhtul on pidu. Ja ongi, et tegelikult siin kõik oleneb ainult sinust endast. See, mis sa oled väljaspool, kas see on midagi suurt ja ilusat või see on midagi sellist nagu mina, ma ei arvanud ennast mitte midagi, sellel polnud vahe. Mulle öeldi, et jah, Margus, kas sul on võimalus teha midagi enamat, nii enda kui pere või eelkõige oma tulevikus. Võib-olla ma ei uskunud endasse nii palju alguses, aga ma laenasin selle usu enda osas kellegi teisest. Aga loomulikult, siin on vaja, et me teeme järjepidevalt. Me oleme enesekindlad selles, mida me tahame saavutada. Ja minu jaoks võib-olla üks kõige suuremaid, raskemaid asju oli see, et õppida unistada suurelt. Koolitada ennast järjepidevalt. See, et sa tõesti järjepidevalt loed, kuulad, käid. Nagu mulle öeldi, kõige olulisem on see, et ole kohal. Ole koolitustel kohal. Kui minusugusele puu peale hakkab miski külge, siis teist saavad kõigist briljantsed, väga edukad siin sinu partnerid. Ja noh, ma tegelikult otsisin sellist musta jooki kuskilt hommikul, aga ma ei leidnud. Sest ütleme, kui see oleks siin tassis nüüd või klaasis nüüd see must jook ja me mõtleksime, et see oleks minu aju ja me tahaksime nüüd seda puhastada uuesti programmeerida, siis minu aju oli nii täis seda jama, et terve see kannutäis
vett arvatavasti ei peseks seda aju puhtaks. Ja sellepärast ongi, ma olen viimased 15+ aastat pidevalt ennast programmeerinud, teinud kogu aeg ajupesu iga päev. Ja tööd on veel palju. On nii kallis. Ta võib kinnitada seda, et tööd on veel palju. Ja siis on meil selline võimalus, mis on täna kuldstandard terves otsemüügis. Te kuulete täna rohkem, miks Zinzino on kuldstandard, kuhu igal ühel on võimalus selle ettevõttega jõuda. Ettevõte on selline, kes kogu aeg ütleb, et jah, tee ära palun see sama töö, aga võta natuke rohkem raha. Tule meiega reisile. Saa seda rohkem. Ja kogu aeg antakse ägedaid uusi kampaaniaid. Ma tean, siin ollakse väga sillas sellest uuest kampaaniast, kus on võimalus siis ettevõtte peakontorisse minna. Kui paljud on valmis selle jaoks tööd tegema? Jaa! Mina kindlasti. Et Viki, ma olen kaasas. See aasta ma nalja ei tee. Juba väsin sellest, et Fredi tuleb 4 korda järgi. Ja seal pidi ka kõike muud huvitavad. Eelmine aasta olime Oslos üle 4000 inimesega koos, mitte ainult koolitamas, aga õhtusöögil. Kui paljud on 4000 inimesega siit õhtusöögil olnud? Kes olid Oslos? Käsi püsti! Muidugi, järgmine kord on veel rohkem. Ja no see on ulme, kõik see nädalavahetus on ulme. Meil saab olema väga äge nädalavahetus siin, aga ma kindlasti soovitan, et minna Oslosse. Ja kui vaadata seda, kuhust me oleme tulnud, kuhu me oleme jõudnud, 20 aastat järjepidevat kasvu, pluss 30% iga aasta keskmiselt kasvu, ja sõbrad, me oleme täiesti alguses. Kohe on meil esimene 1 miljon klienti, aga 100 miljon klienti on eesmärk 2050. Samamoodi nagu mina siis lõppude lõpuks leidsin endale selle, et mis on see jalajälg, mis ma tahan jätta. Tänaseks me oleme aidanud tuhandeid inimesi parema elukvaliteedi juurde. Kunagi minu põhimõte oli, kui ma saaksin aidata vähemalt ühte inimest, siis minu elul oleks mõte. Aitab mõte. 2050 teiega ja kõikigi nendega, kes meie tiimi järjesse tulevad, me aitame vähemalt 1 miljonit inimest. Lähme koos, teeme koos, teeme elust nii mõnusa, et kui sa vahepeal vaatad tagasi, et sa oled tulnud ja kus sa oled täna, ja ise ka ei usu, et sinna. Aitäh!